Alguses oli siin vana saun, mis on olnud suitsusaun, mis on ümber ehitatud küll tavaliseks maasaunaks ja sellele tekkis siis pererahval soov saada juurde üht tänapäevase väljanägemisega sauna. Tundus, et järsku selle vana maja ärakasutamine, vana sauna ärakasutamine ja mitte niimoodi üksinda norutama jätmine oleks nagu kõige õigem ja siis tekkiski selline vanast arhitektuurist nagu tuleneva siksakilise katussemaastiku siis põimimine ümber vana sauna ja siia sisse siis ühtlasi ka erinev uus klaasine läbipaistev saun kui midagi erilisemat. Et see ruumilahenduse skeem oli algusest peale mõeldud, et ta peaks olema hästi lihtne, et istud siin eesruumis, edasi lähed riietusruumi ja see siuke kulgemine lineaarne, edasi duširuumi, sauna ja et see on hästi siuke visuaalselt plaanis näeb ka hästi lihtne välja. We are very often talking about minimalism but I have never seen in Lithuania that true minimalism. But here in Lusthorne, it was a real minimalism. It was approximately nothing, but the spirit, the feeling, it was so it's a very strong feeling. Siin see nüüd see vana saun rahulikult on, teda ei sega miski, ma loodan. See ei ole mitte ainult niisugune emotsionaalne ega kontseptuaalne, vaid see on ju puhtalt füüsiline. Et vana saun on kaitstud ja seisab sama kaua kui see plekk. Puit siin ei mädane. Tihtipeale, kui inimestele seletada, et maja võiks olla plekist, siis nad kõik noogutavad või paljud noogutavad ja ütlevad, ja ei ole vahva. Aga siis, kui see asi juba muutub natuke reaalsemaks ja ollakse valmis hakkama ehitama, siis selgub, et sellel plekil on ikkagi mingi väike niisugune nõukogude arhitektuurist, võib-olla pärit veneaegsest arhitektuurist, et need olid tihtipeale mingid angaarid, mingid niisugused tööstuslikud objektid, mis oli plekiga kaetud, võib-olla on meelde jäänud, et kuskil on mingi rooste, kuskil on midagi lömmis, kuskil on veel mingi nipet-näpet, ta loperdab kuskil tuules aga tegelikult plekk on nagu materjaliga teinegi ja mulle tundub, et ta on järsku isegi loodussõbralik, sest teda saab ju sulatada ja pärast taaskasutada. When we are talking in Lithuania about an Estonian architect and of course about Estonians, you look for us a little bit maybe cold and very silent and a little bit slow. So it was so interesting for me to find out that architecture of the private houses, so they was so poetic, so intimate that if I try to compare with some Lithuanian, the best examples. We have no such an examples. Such a small pieces of architecture, such a, I can say, significant. They are like a signs. Lusthorne is like a signature, of course. Võib-olla see poeetilisus tulenebki sellest, et see side ümbritseva loodusega, selle vana maa kodu niisuguse atmosfääriga, mis siit akendest paistab ja et see niisugune romantika võib-olla teatud määral minu selja taga põleb kamin ja niisugused nipet-näpet asjad pluss. Eks ta võib-olla on nagu mingi asi, mida ei saa nagu sõnadesse panna, et mis nagu tervikuna on siis järsku poeetiline, et järsku on siis hing, looja hing selline, et poeetiline, et tulevad need asjad tahes või tahtmata siis sellisel moel. Maybe I expect loudness of architecture somewhere in the countryside, such as samples. So it's a very strong speech of architecture. Kõik ongi maailmas Eesti arhitektuurimaastikust valdavalt tavaline.
et see, mis on ebatavaline, see on puhtalt arhitekti looming, mis on nii-öelda kauba peale. Et seda tellitakse haruharva. Siin on üks juhus, kus siis on ikkagi meelega tellitud midagi ebatavalist. Arvestades Eesti arhitektide potentsiaali võiks seda olla tunduvalt rohkem. Näiteks selle maja puhul, kui ta siin levis rahvusvahelises meedias, siis tuli nagu Jaapanist selline küsimus, et mis kellaaeg on saun avatud, mis on kodulehekülg, millal me saame sauna tulla. Nii et tultaks siia kas või siis kas just Kukla poolelt, aga kaugelt, sellepärast, et ju siis tundub paljudele, et sellist kohta vääriks külastada ja kogeda, et iseenesest väga üllatav suhtumine Jaapanist, et tahaks sauna tulla.